Jumal on hea ja olen tänulik, et võin teie ees seista ja tuua teile ka tervitusi teisest Eesti otsast, Setumaalt. Olime möödunud pühapäeval koos perega teenimas ainsat evangeelset kogudust Setumaal. See on Selisse, ma ütlen nagu setu keeles, Selisse, muidu eesti keeles Selise, aga Selisse baptisti kogudust. Ja see on tõesti ainus evangeelne kogudus seal Kagu-Eesti nurgas. Me teame, et setud enamasti on õigeusklikud ja terve see Setumaa, kui seal ringi käia, on teeäärsed täis tsässoneid, need väikseid palvekabeleid, kus on ikoonid ja setud on õigeusklikud. Aga eelmisel aastal Setu kultuuriselts avastas ka selle koguduse ja terve bussitäie rahvaga tulid nad kohale ja koguduse pastor jagas neile evangeeliumi sõnumit, rääkis neile Jeesusest, rääkis sellest, mida see kogudus teeb. Ja nad olid nii imestunud, et selline kogudus on ka Setumaal. Aga see sai omal ajal alguse Petseri nelipüha koguduse tööst. Sealsed õed ja vennad tundsid südames, et nad peavad minema, evangeeliumi kuulutama, nii nagu Miina täna tunnistas, et tema käis oma sõbrannaga Bosnias ja kuulutas moslemile evangeeliumi. Ja nii need Petseri nelipüha vennad ka palvetasid ja Jumal näitas neile, püha vaim juhtis neid, et kuhu tuleb minna kuulutama. Ja neid kuulutamispunkte oli esimese vabariigi ajal päris mitmeid ja üks nendest oli Selise. Ja seal said mitmed päästetud, mitmed perekonnad, vennad, mahlad ja Jumal tegi imelist tööd. See kogudus ei olnud üldse registreeritud. Sõja ajal, teise maailmasõja ajal ja ka nõukogude ajal see kogudus tegutses lihtsalt koos käies, palvetades kellegi kodus. Ja see ei olnud registreeritud alles nõukogude aja lõpus. See kogudus, ma ei mäleta, kas see oli 1989 või see registreeriti, aga palju aastakümneid Jumal tegi oma imelist tööd. Ja Jumal saatis siin uue Karjase koos oma abikaasaga, Koit ja Viive Kask. Nad teenivad ustavalt seda kogudust. Jumal on avanud mitmeid uksi. Seal on saanud päästetud üks perekond nüüd hiljaaegu. Sel suvel tuleb, kui ma võin eksida, Jumal võib juurde lisada, aga vähemalt 2 ristitavat on ristimine seal väikses koguduses. Eelmine aasta ristiti 5 inimest, sest Saatse hooldekodus Jumal avas ukse. Nad kuulutavad seal, käivad 1 kord kuus Jumala teenistusi pidamas. Ja ma küsin teilt, mis te arvate? See on üks väike maakogudus. Mitu kilomeetrit sõidab pastor Koit Kask iga pühapäev, et teenida seda kogudust ja mitte lihtsalt sõita sinna kohale, vaid ta toob ka need õed ja vennad, kes elavad kaugemal külades, toob nad kohale. Koosolek algab kell 11, aga perekond Kask väljub kell 9 hommikul oma kodust Rõugest, Võrumaalt. Nad sõidavad Võrumaalt Setumaale. Pakkuge. Vähe, 100 on vähe. 150 on vähe. 200. 200 on iga pühapäev. See edasi-tagasi, see on lihtsalt koguduse teenimine, nende pühendumine. Ja 1 kord kuus, kui nad käivad Saatses ja viivad sinna Jumala sõna, 300 kilomeetrit. Ja siis ma mõtlesin, et me siin vahel mõtleme, et küll on kauge tulla Mustamäelt või Õismäelt, et kui mugavaks me oleme tegelikult muutunud. Kui mugavaks me oleme muutunud. Ja see kuidagi mind ka nagu äratas sisemiselt, et
et kui ma näen seda teenivat armastust Koidu ja Viive elus. Koit on ise veel ühest silmast pime. Ta sai usklikuks nii, et ta oli pärit Saaremaalt ja paljulapselisest perest, uskliku ema pojana. Teised õed-vennad olid juba kristlased, aga tema ei võtnud usku vastu. Aga siis Jumal saatis talle ühe tööõnnetuse. Üks kild lendas talle silma sügavale ja siis Jumal juhtis nii, et tänu sellele õnnetusele, nii võib öelda, kui kõik see pikk lugu kokku võtta, sai ta päästetud. Tuli Jumala juurde. Ja tema elus on nagu see saanud tõeks, et parem ma lähen ühe silmaga taevasse kui kahe silmaga põrgu. Ja nüüd ta kogu südamega teenib. Ta lapsed, ta tütarde pered, nad kõik on seotud Jumala riigi tööga. Ja iga kord, kui me oma perega seal käime, siis me tunneme, et me saame nii suure õnnistuse osaliseks. Et me tunneme, et me saame ise rohkem, kui me seal ise välja anname. Seal on koosolek, me palvetame, me ülistame Jumalat. Mu abikaasa Hanna tunnistas, mu tütar Saara aitas seal ülistuses kaasa ja see oli üks eriline osadus ja me kogesime püha vaimu ligiolu. Et raske oli sealt lahkuda. Sellest armastuse õhkkonnast, mida me kogeme. Ja nad saadavad ka südamlikud tervitused Oleviste kogudusel. Nad iga päev palvetavad Oleviste koguduse pärast ja võtame need tervitused vastu Jeesuse Kristuse nimel. Et olgu see lühikene tervitus ja tunnistus sealt Setumaalt nagu meile nagu ergutuseks, et usu nimel tuleb pingutada. Usu nimel tuleb ka võidelda. Ja mul ei olegi nagu oma sõna, mul on lihtsalt Jumala sõna, mis mul on südames täna jagada teile ja selle võiks võtta pealkirja kokku, et see on virgutamine usus meelde tuletamise kaudu. Virgutamine usus meelde tuletamise kaudu. Et Jumal tuletab mulle iga päev asju meelde. Täna öösel nägin unes jälle inimesi, kelle pärast ma olen unustanud palvetada. Ja püha vaim tuletab meelde, et ta näitab konkreetselt inimesi, et tema pärast pead palvetama, tema pärast pead palvetama. Ja oled nagu jätnud selle palve jälle unarusse. Ja jälle Jumala püha vaim tuletab mulle meelde. Ja ma usun, et Jumala püha vaim tahab meile kõigile midagi täna meelde tuletada. Ja see sõna on Juuda kirjast, eelviimane piibliraamat. Võiks öelda, et väga lühikene kiri Jeesuse vennalt, Juudalt. Ja ta ise nimetab, ütleb, et ma olen Jeesuse sulane. Ta on nii alandlik, et ta julge isegi ennast Jeesuse vennaks nimetada. Ta nimetab ennast Jaakobuse vennaks. Aga tegelikult see kiri on kirjutatud Uues Testamendis Jeesuse Kristuse maise venna Juudase poolt. Mitte Juudas Iskarioti poolt, kes oli reetur, aga Juudas oli sama levinud nimi nagu Eestis Martin. Eesti meeste nimedest Martin on kõige levinum. Üle 6655 nime Eestis. Nii et Juudas kirjutas selle kirja ja ma loen mitte tervet seda kirja, aga ma loen salmid 3, 5 ja salmid 17-21. Armsad, mul oli kange hool kirjutada teile meie ühisest õndsusest. Et mul oli kange hool kirjutada teile meie ühisest õndsusest, uues tõlkes päästest, siis oli mul tungiv vajadus manitseda, ergutada teid võitlemisele pühadele kord antud usu poolest. Aga ma tahan meelde tuletada teile, kes kõike juba olete korra teada saanud, et issand, kui ta rahva oli päästnud Egiptusest, teisel korral hukkas ära need, kes ei uskunud. Ja salmid 17-21 loen. Aga teie armsad, tuletage endile meelde need sõnad, mis meie issanda Jeesuse Kristuse apostlid on ette kuulutanud, kui nad teile ütlesid, et viimsel ajal tuleb pilkajaid, kes käivad oma õelate himude järgi. Need on need, kes tekitavad lõhenemisi, maised, kellel ei ole vaimu. Aga teie armsad, rajage endid oma pühimale usule ja palvetage pühas vaimus. Ja hoidke endid Jumala armastuses ja oodake meie issanda Jeesuse Kristuse halastust igaveseks eluks. Aamen. Kogu piibel tuletab meile midagi meelde. Kogu aeg piibel tuletab meile midagi meelde. Kui me avame
Toora, siis Toora tuletab meile meelde maailma loomist Jumala sõna läbi, inimkonna pattulangemist ja inimkonna arengut läbi ajaloo pöördeliste sündmuste. Samuti Jumala käsku Iisraeli rahvale inimkonnale. Psalmid, kui me avame laulude raamatu, siis laulude raamat tuletab meile meelde igapäevast vajadust palveks ja Jumala kiitmiseks. Evangeeliumid tuletavad meelde Jeesuse elu. Uue Testamendi kirjad tuletavad meelde Jeesuse ja apostlite õpetust. Ja nüüd Juudas oma kirja kaudu tuletab meelde vähemalt 3 väga olulist asja. Esiteks hoiak, teiseks eeskuju ja 3. õpetus. Ja nendel ma tahaksingi lühidalt peatuda. Juudas ütleb, et me peaksime võitlema kord pühadele antud usu poolest. Ja see tuletab meile meelde meie kui kristlaste hoiakut. Et meie hoiak peab olema võitlev ja selle vastand on lodevus, selline minna laskev mentaliteet. Ja Juuda hoiatab, et on usklikke, kes kasutavad Jumala armu selleks, et lodevalt elada. Kas sina oled näinud selliseid inimesi? Kas sa ise enda elus ei ole kogenud selliseid hetki, et tahaks lodevalt elada? Ja siin kreeka keeles Jumala sõna ütleb nii hästi, et Jumala arm vahetatakse nagu raha lõbu vastu. Metatiteemi, see tegusõna metatiteemi oli see, mis kasutati, kui tehti raha ülekandeid või vahetati valuutat, siis valuuta vahetamine, raha vahetamine oli metatiteemi. Ja siin on kasutatud täpselt seda sama sõna. Lodevus viib meid varem või hiljem Kristuse salgamiseni. Sellest ka Juuda hoiatab salmis 4. Nüüd küsimus on, et kas me oleme lodevad või võtame end kokku. Igasugune võit, armsad usklikud õed-vennad, nõuab pingutust. Ma mäletan seda, et pärast oma puusaoperatsiooni ma ei suutnud oma jalga liigutada. See vasak jalg oli täiesti liikumatu. Ja minu voodijalud siis seisis liikumisterapeut juba järgmisel hommikul. Juba intensiivpalatis. Ma mõtlesin, kas juba? Jah, juba. Nüüd tuleb hakata tegema harjutusi. Kohe tuleb hakata tegema harjutusi. Ma olin sellest väga üllatunud. Ja siis ta ütles, et tõsta nüüd oma paremat või seda vasakut jalga. Ja see jalg ei liikunud. Ja siis ta õpetas mind. Ta ütles nii. Ära tee sellest välja, et su jalg veel ei tõuse. Pinguta ikkagi neid lihaseid ja kujutle, nagu sa tõstaksid seda jalga. Isegi siis, kui see veel ei tõuse. Ja siis ma proovisin. Ma pingutasin neid lihaseid nii nagu suutsin ja nii nagu oskasin, et need on vist need lihased, mis mu jalga peaksid tõstma. Ise ka ei saanud aru, millised lihased täpselt kõik on. Aga nagu proovisin ja jalg ei liikunud. 2 päeva proovisin teha 6 korda päevas neid samu harjutusi, et pingutan lihast, aga jalg ei tõuse. Ja siis läks 2 päeva mööda. Kui olin teinud vist, ma ei mäleta, kui 6 korda päevas, siis 12 nagu seda harjutusseeriat. Nii et jalg ei liigu. Ja siis teisel päeval mu jalg tõusis 2 sentimeetrit. Halleluuja! Halleluuja! Ja see oli minu jaoks oleks nagu 40 kilomeetrit maraton. Aga need ei ole võrreldavad. Aga igasugune edasiminek nõuab pingutust. Ja see oli minu jaoks nagu selline eluõppetund. Et mõni jookseb 20 kilomeetrit, mis mul sellest, aga mina tõstsin 2 sentimeetrit oma jalga, ma ütlesin halleluuja! Pinguta täna oma usulihaseid. Isegi kui sa näed, et sa ei ole veel täielikult vabanenud kõigist oma sõltuvustest. Meil kristlastel on ka sõltuvused. Mõnel on võib-olla veel nikotiinisõltuvus. Mõnel on mängusõltuvus, pornosõltuvus, netisõltuvus.
pinguta täna oma usulihast, isegi siis, kui su abikaasa ei ole veel päästetud. Oled aastaid palvetanud, et mu perekonnas võiks midagi muutuda, aga midagi ei ole veel muutunud. Aga pinguta ikka veel seda usulihast. Isegi siis, kui surnud ei ärka veel ellu, kui vähk ei välju veel kehast, aga pinguta ikkagi seda usulihast oma vaimuelus. Ja sa näed varsti, et üks käsi hakkab liikuma, üks jalg hakkab liikuma. Aga Jumal saadab meie ellu ka virgutajaid ja meeldetuletajaid. Ja see teine meeldetuletus või see esimene meeldetuletus oli see, et meie hoiak. Ja kui me ülistasime siin, siis tegelikult mul tuli selline sõnum, et täna on meie keskel inimesi, kes ütlevad oma elu hinnates või oma olukorda hinnates, et ma ei suuda enam võidelda. Mul on kõik jõud kadunud. Ja on neid, kes ütlevad, et ma ei kvalifitseeru. Ma ei ole üldse hea usklik. Et mu usuelu on nii mäda, kui üldse olla saab. Ja püha vaim täna ütleb sulle, et sa kvalifitseerud, sa suudad, aga nüüd võta oma usulihas, hakka seda pingutama. Isegi kui veel su jalg ei tõuse, isegi veel kui su käsi ei tõuse, otsusta täna, et ma tahan. Otsusta täna, et ma tahan. Ütle täna Jumalale, et Jeesus, ma tahan. Jeesus, ma tahan, et need ja need asjad minu elus saaks korda. Et need ja need asjad saaks minu pereelus korda. Muuda täna oma hoiakut. Ära ole see kristlane, kes laseb asjadel minna. Teine on eeskujud. Juudas ütleb siin väga selgelt, toob näiteid, et meie elus on ka halvad eeskujud. Ja ta toob nagu sellise hoiatus, et väga ohtlik on ennast nagu seada selliste inimeste järgi, kes on sõnakuulmatud, kes on nurisejad, tähendab just usklikud. Sellised usklikud, kes on sõnakuulmatud, kes on nurisejad ja kes on usust ära taganejad. Ja ta ütleb, et meil on oht joonduda vahest nende inimeste järgi. Et minna kaasa nendega, kes on kriitilised, kes on väga targad, teavad, kuidas peab juhtima, kuidas peab tegema. Ja nende hulgas on Kain, nende hulgas on Bileam, nende hulgas on Korah. Ja ta ütleb, et häda neile, et nad on läinud kaasa. Nad on joondunud nende järgi. Ta ütleb, häda neile, et nad on läinud Kaini teed, on andunud Bileami pettusele tasu eest ja Korahi kombel vastuhakkamisega on läinud hukka. Me näeme siin kadedust, ahnust, vastuhakku. Ja need on ka kristlaste patud ja usklike kiusatused kaasa minna selliste asjadega. Ja sellepärast me vajame häid eeskujusid. Ja Juudas nimetab ühe usu eeskujuna siin täna meile Enokit. 7. inimpõlv Aadamast, Jumala mees, kelle kohta me loeme Piibli algusest, et ta kõndis koos Jumalaga. Ta kõndis koos Jumalaga. Ta otsis Jumalat ja siis on öeldud, et Jumal võttis ta elusalt taevasse. Piibli prohvet, Jumala mees Enok. Eeskujud kujundavad meie hoiakuid. Eeskujud kujundavad meie hoiakuid. Meil on vahest kerge jääda oma võitlustega ja kiusatustega üksi. Et siin ma olen, siin ma võitlen, ma ei suuda, ma ei tea, kuidas. Ja olen kogenud ka oma elus, et ma ei seisaks siin, kui Jumal ei oleks mulle saatnud abi. Kogudus ei oleks täna maa peal, kui Jumal, Jeesus ei oleks saatnud abi. Iga päev, iga hetk. Jumal virgutab meid oma sõnaga. Juuda kirjutas selle kirja 1. sajandi kristlastele. Aga näed, täna 21. sajandil värskendab, mind värskendab. Ma usun, et sind värskendab ka. Toon ühe näite, kunagi see oli 1997. aastal, või tähendab siis 1997 möödunud sajandi lõpp. Ja
olin just asunud kaitseväkke teenima ja toimus suur õppus Baltic Challenge 97. Ja Jumal saatis, ma olin selles õppuses verivärske noor kaitseväelane ja ma tundsin ennast seal suhteliselt üksinda keset kogu seda õppuste virvarri. Pidin toime tulema kõigi nende ülesannetega, mis seal olid. Ja Jumal saatis mulle julgustama ühe sellise huvitava mehe, kes nägi välja umbes selline nagu, kui te olete lugenud Jules Verne'i 15-aastast kaptenit, seal oli üks tegelaskuju, oli Herkules, selline hiiglase kasvu Aafrika mees, süsimust ja selline lihaseline. Ja see mees oli USA merejalaväe brigaadi üks selliseid kõrgemaid allohvitsere. Ja ta välimus oli selline, et ta oli umbes 190 sentimeetrit pikk ja ta nägi välja nagu, ta oli sama lihaseline kui Ben Johnson. Kui te mäletate kunagist dopingupatust sprinterit, kes oli anaboolsete steroididest nagu ja treeningust nagu lihase hunnik. Aga ta ei olnud nii lühike kui Ben Johnson, ta oli nii pikk kui Carl Lewis. Ja kujutage ette siis selline sihvakas, üliliha, selline tugevas vormis afroameeriklane. Ja kuidas siis Jumal kasutas teda minu julgustajana? Ta oli usklik mees. Ta palvetas igal hommikul kell 5 ja kell 6 ta oli juba oma allüksustega tegemas hommikust võimlemist, PT-d, physical trainingut ja ta näitas harjutusi ette. Ta oli selline tõeline eeskuju oma allüksusele. Ja kui ma õieti mäletan, siis tema auaste oli Master Sergeant. Master Sergeant, see on väga kõrge auaste allohvitserile. Sealt kõrgem on võib-olla ainult Sergeant Major, kes võib olla terve armee allohvitseride juht. Ja allohvitserid on iga armee selgroog, kes natukene on sõjandusega kokku puutunud, nad teavad seda. Ohvitserid võivad teha väga häid lahinguplaane seal staabis, aga need, kes tegelikult sisuliselt need plaanid ellu viivad, kes juhivad sõdureid, on nendega koos mudas ja mülkas ja teevad kõik need lahinguraskused läbi, on tegelikult allohvitserid seersandist veeblini. Ja see allohvitser, see Master Sergeant oli võitnud nagu kogu selle merejalaväelaste kontingendi, kes seal siis teenisid Paldiskis tol õppusel. No ta oli ühesõnaga ta oli ikkagi tõeline autoriteet. Ja mina olin siis noore kaplanina seal oma väheste kogemustega ja ma tundsin, et ma ei suuda neid ülesandeid tööalaselt täita, mis mul olid pandud. Kõike tuli õppida käigult, staabitööd, sõdurite teenimist allüksuses ja neid ülesandeid tundus, et on nii palju, et ma jään nende alla. Kuna minu ingliskeele oskus oli keskmisest natukene parem, siis mind pandi ka abiks tõlkima, kui Eesti ohvitserid ei osanud või ei saanud aru kõigest. Ja ühel päeval anti mulle ka selline ülesanne, et ma pidin olema kogu õppuste staabi korrapidaja ohvitser. Ja ma pidin, see oli nädalavahetus ja mulle anti Nokia telefon ja kui mingi probleem kuskil pidi ilmnema, mina pidin seda lahendama. Ja ausalt öeldes ma pean ütlema, et mu süda värises. Sellel õppusel osales 2930 sõjaväelast 8 riigist. Ligi pooled olid USA sõjaväelased, merejalaväelased, 500 meest, 500 sõdurit. Ja mu süda värises.
et saate aru, üle 1000 mehe on lastud Tallinna linna peale lahti. Baarid, trahterid ja ma ei tea, kus nad iganes läksid oma nädalavahetuse nagu seda vaba hetke veetma. Ja oleks seal ükskõik mis probleemid tekkinud, kohe oleks telefon helisenud, et siin on mingi jama, see tuleb lahendada. Ja mu süda värises. 8 riigist erinevad sõjaväelased on nädalavahetuseks lastud Tallinna peale lahti. Ja mina olen korrapidaja ohvitser, kogu Baltic Challenge. Ja mu süda värises. Ja mida ma siis tegin? Ma palvetasin kogu selle öö. Kogu öö. Ja mitte ühtegi vahejuhtumit. Mitte ühtegi vahejuhtumit. Ma tänasin Jumalat. See on minu jaoks nagu tohutu suur palve vastus. Ja samal ajal ma võitlesin enda sisemuses oma kiusatustega. Ja vahel oli mul selline tunne, et saatan tahab kogu minu usuelu ära hävitada. Täielikult. Ja siis ühel hommikul Jumal saatis selle sama Herkulese, selle 190 sentimeetri pikkuse, lihaselise Master Sergeanti. Ta tuli joostes mu juurde. Ja mida ta tegi? Ta patsutas mu õlale ja ütles, et ma palvetan sinu eest. Ära kaota julgust. Sa saad kõigega hakkama. Sa saad kõigega hakkama. Ja teate, kuidas see mind julgustas? See tõstis mind nagu üles sel hetkel, kui ma tundsin, et ma olen nii maas. Mu enesetunne paranes, ma sain julguse liikuda, suhelda ja väga palju muud. Ja korraga ma tundsin, et selle mehe elus on kedagi. Selle mehe elus on kedagi. Ja ma sain aru, et see mees on täidetud püha vaimuga. See on see, mille juurde ma praegu tahan tulla. Kui tähtis on see, et me oleme täidetud püha vaimuga. Et siis iga õlale patsutus sa koged Jumala väge. Iga sõna, julgustav sõna, sa koged, et selles on Jumal. Selles on Jumala armastus. Selles on Jumala vägi. Et selles olukorras, kus sa oled, sind üles tõsta. Ta ei oleks saanud seda teha, kui ta ei oleks olnud täidetud püha vaimuga. Ta ei oleks saanud seda teha, kui ta ei oleks juba hommikul kell 5 üles tõusnud ja palvetanud oma allüksuse eest, palvetanud kogu õppuse eest. Ja siis leidnud veel aega, et tulla mind, kaplanit, julgustama, kes ma olin noor, kogenematu, kes vajasin julgustust. Halleluuja. Tänu Jumalale selliste julgustajate eest. Ja viimane, milles Juuda meid julgustab täna on püha vaim. Püha vaim. Ta ütleb, tuletage endile meelde need sõnad, mis meie issanda Jeesuse Kristuse apostlid on ette kuulutanud, Salm 17. Ja Juuda toob oma kirjas esile selle, kui väga me vajame usklikena püha vaimu. 4 päeval oli taevaminemis-püha ja 10 päeva pärast, see on nagu kristlik püha, on püha vaimu väljavalamine, 4 püha. Ja Jeesus ütles oma jüngritele, et kui ta tõsteti üles, ennem seda ülestõstmist, taevaminekut ütleb, et minge Jeruusalemma ja oodake isa tõotust. Oodake püha vaimu väge. Kui me räägime õpetusest, et meil on vaja, et meil oleks õige õpetus, siis see õige õpetus ei ole võimalik ilma püha vaimuta. See on nagu maja, kuhu me veame kõik elektrikaablid ära, paneme pistikud, paneme kilbid, paneme kõik asjad, mis on vaja, et majas võiks olla elekter. Tehakse kõik eeltööd, tehakse elektriprojektid ja vaadatakse, et kuhu tulevad lambid, kuhu tulevad pistikupesad. Keegi ehitab omal uut maja, et kuhu ma panen köögi. Ma vajan sinna kööki vähemalt 3-4 pistikupesa, sest meie tänapäeva maailmas on meil nii palju kodumasinaid ja nii edasi, nii edasi. Ja siis kõik see tehakse valmis. Pannakse lülitid, pannakse kilbid ja kõik, mis on vaja. Ja ainus, mida pole, on toide, elekter ise. Maja on valmis, kõik kaabeldus on valmis, aga elektrit ei ole.
Ja sama asi on õpetusega, et meil on nii palju õpetust koguduses tänapäeva maailmas, nii palju kristlased kuulevad õpetusi, nii palju vaatavad TV7, nii palju vaatavad, kuulavad Raadio 7, Pereraadiot, ma ei tea, kõik on. Koguduse koolid on, kõik me ise ka samamoodi siin. Ja tegelikult, mida ei ole elu, ei ole vaimu. Või sama, et me paneme kõik veetorustiku ära majja ja mida meil ei ole? Meil ei ole vett. Ja see on see, mida Juuda praegu meelde tuletab. Et on usklikud, kelle elus ei ole püha vaimu. Sul võib olla õige õpetus, aga sa oled sisemiselt tühi, surnud, eluta. Ja Juuda kasutab veel väga häid võrdlusi siin. Ta ütleb, et need kristlased ja usklikud, kelle elus ei ole püha vaimu, kelle elus ei ole tegelikult elu. Et nad on nagu veeta pilved, sügisesed viljatud puud. Mulle meeldib see sügisene viljatu puu. Kui ma lugesin seda siis mu silmete tuli kohe, ma ei tea, kes on näinud sügist viljatud puud. Mina olen näinud, et seal on mingisugune üksik pirn, mis on juba harakate poolt ära järatud. Ja siis vaatad, et see üksik pirn on seal ja siis see ongi kogu selle puu olukord. Aga see olukord võib olla sinu ja minu olukord. Ja sellepärast võib-olla see on nagu natuke raputav või virgutav sõnum täna, aga me vajame Jumala püha vaimu. Et ära mine täna ära, nii et sa ei ole oma hoiakut korrigeerinud ja võib-olla tuleb sul mõni oma vale eeskuju, mis on sinu elus, tuleb kõrvaldada ja sa vajad Jumala vaimu. Tõuseme palveks. Isa taevas, me täname sind, et sina oled täna toomas ühte uut elu koguduse keskele. Minu ellu, mu pere ellu, mu õe ja venna ellu ja me nii vajame sind. Ja me ei looda sellele suvele, me ei looda sellele, et tuleb kanuumatk või tuleb noortelaager või kohvik on avatud. Me ei looda nendele asjadele, aga me igatseme, et sina saaksid püha vaim meid kätte. Ja sa saaksid meid niimoodi kasutada, nagu sa Miinat ja Karinit kasutasid seal Bosnias. Ja et me näeksime, et me märkaksime neid inimesi, kelle juurde sina tahad meid läkitada, kuidas sina tahad meid kasutada. Et evangeeliumi sõnum Jeesusest Kristusest, pattude antestusest, puhtast südamest, igavesest elust, püha vaimuga, püha vaimu väes liikumisest, et see saaks igale usklikule kätte saadavaks. Issand, kui täna on siin keegi, kes ei ole püha vaimuga täidetud, siis ma palun, et ta võiks kogeda elektrifitseerivat toidet. Nüüd. Halleluuja. Tänu Jeesus. Me ei taha olla majad, kus on kõik sisse veetud, aga pole vett ja pole elektrit. Ei ole toidet. Issand, me ei taha olla sellised kristlased, kes lihtsalt elavad ja käivad ringi nagu surnud hauad, lubjatud hauad, nii nagu variserid sinu ajal. Issand, sa näed, et me sageli pole paremad. Issand, sa näed, et mina ei ole sageli parem. Ja sellepärast me palume, Issand, tule ja muuda meid. Tee seda, mida sina tahad meiega teha. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Aamen. Palun võtame istet.